võtta lonks, kas ma kallan sulle õlut? Anu Saagim ütles mulle praegu, et mul hakkavad õige pea kruvid lohisema, et teate, mis sees ootab. See on nüüd jälle see clickbait pealkirja. Anu Saagim arvab, et Triin Lohat ei, ma olen nõus ja see tegelikult on ju jumala tore, kui natukene kruvid lohisevad. Jäid jutustava. Meie jäime sõbrannatsema, sellepärast, et eelmine video jäi meil Triinuga nii põneva koha pealt pooleli. Me rääkisime ilust, sest me olime just iluürituse lõpetanud. Siis me võtsime punti ühe mehe, kes väitis, et ka toit teeb naise ilusaks. Aga ta oskab väga hästi süüa teha ka. Jah, raamus jah. Mees, kes oskab hästi süüa teha, see on ikka taevakingitus. See on taevakingitus. Üldse tead. Ikka käib, tegelikult armastus käib kõhu kaudu. Ja ilu käib ka kõhu kaudu. Nii et. Oda, kuidas ilu kõhu kaudu käib? See, mis sa sööd, see ju paistab välja. Õige. Sinu näost ja kehast ja kehakujust. Ja see tore mees ütles meile, Martin oli ta nimi. Ta nimi oli Martin. Triin õpetas mind, kuidas nimesid meelde jätta. Aga ta rääkis ka seda, et üle 50-aastased naised, ei ole nendel häda midagi. Kõlbavad nad küll. Ma ei tea, kuidas selline kokk saab öelda muidugi või restorani omanik, et 5 päeva külmkapis olnud kala on täitsa okei, aga... Anu, kas sa võrdled nüüd keda? 50+ naisi 5 päeva külmkapis olnud kalaga või? Külm muuseas teeb väga head. Külm hoiab kaua värske. Ma tean. Nii. Tahad, ma paljastan sulle ühe ilunipi või? Sa tead seda kindlasti. Sa käid kindlasti palju jalu lumes, käid tegemas seda palju ujumist, siis paned pea külmkappi, siis kui on hommik olnud keerulisem, siis võtad jääkuubikuid, mis sa veel teed? Jaa, sul on täiesti õigus. Ma olen avastanud ühe asja. Issand, see ei ole minu autori saade, see on sinu saade. Ei, minuga läheb alati teistpidi, sa tead seda. Et ma ütlen selle nipi ära, naised nagu nii, nad alati vihastavad, kui ma jätan kuskil vaata jutu nagu poolikuks on ja see on jumala õige, see tuleb öelda, räägi lõpuni. Sellised kommentaarid on tulnud. Nipp on lihtsalt selles, et ühel hetkel mina otsustasin, mina ei taha enam süste teha, botoksit ja igasuguseid muid värke ja mõtlesin, et katsetan ühe asja ära, on 3 asja tegelikult, aga ma räägin ainult ühe, sest ma ei taha kõiki paljastada, sellepärast, et pärast näevad kõik välja nagu Anu Saagim. Aga üks asi, mis ma teen, on tõesti see hommikul mitte päris esimese asjana, ma esimesena olen ikkagi telefonis kahjuks, aga ma teen selle nagu jääkülma vette ära. Ja ma avastasin, et ma kaela päris ei saa sinna suruda. Ma võtsin kätte ja ma sain ühelt ilufirmalt sellise jääpalli, ma ei tea, kas te teate, on selline nagu muna, mille saab pooleks teha, see läheb keeruliseks, aga parem ongi, et aru ei saa. Point on selles lihtsalt, et sa pead hommikul, nad ütlevad küll 15 sekki, aga mina teen 5 minutit. Selle jääkülmaga, kõik dekoltee, disside vahe, kõik kaenlalus, kõik selle külmaga. Ma enam ujumas ei hüppa jääkülma vett, ma teen pigem selle ära. Ja tead, ma olen nüüd teinud seda vist, ma ei tea, mitu kuud, päris poolt aastat ei ole vist. See toimib. Täitsa pekkis. Rakud uuenevad kiiresti. Aga ma soovitan sul, pane selline väike frotee rätik sügav külma. Ei pea niiskaks tegema, aga see on ka... Lihtsalt kui frotee rätik sügav külma ja siis paned hommikul näkku. Mina muidugi olen teinud juba lapsest peale. Jah, ma nii kaua, kui ma ennast üldse mäletan. Võib-olla tead siis, kui ma 2 või 3 enne siis ei teinud. Aga hommikul mul ei ole esimene asi telefon, on see, et ma tõesti lähen niimoodi, et ma lasen jääkülma vee jooksma ja siis lihtsalt uhun nagu ja lasen ise ära kuivada näo. Ja magan ka lahtise aknaga, aga siis, kui 10 kraadi väljas on külma. Ja kas sa magad ka selili? Ma magan vähe, see on halb. Muidugi siin on inimene, kes magab 4 tundi, 5 tundi. Oota, nüüd, Anu, päriselt. Mul on ju nüüd aega, ma olen töötu. Lõpetasin ära praegu kõik töö ja mõtlesin, et võtan aega endale enne. Ja esimene selline suurem saavutus, mis on see, et ma magan juba peaaegu 5 tundi. 4 tundi, 45 minutit.
täiesti pekkis. Ma olen enda üle väga uhke, päriselt. Ma saan aru, et see aga ma soovitan ja see kõlab väga huvitavalt, sest minu jaoks olid see kella 5 klubi on ju, no sa magasid vähem kui 5 tundi isegi, aga see tohutult mõjub minu meelest naiste välimusele, mida ei ole juures olevalt pildid, vabandage väga näha muidugi, aga see on nagu... Magama peab, et see on number 1. No kuule, no kui sa ise viisid jutu sinna, ma tahtsin see 50+ naistest rääkida, me jõuame sellest ka rääkida. Aga räägime ikkagi sellest, et ikkagi 20 aastat produtsendina töötanud ja nii intensiivselt, no absoluutselt kõikide mega saadete, ma ei hakka neid ükshaaval siin loetlema, me kõik teame neid, ma panen need siia, kui ma kirjutan intervjuu lahti, kõik, mis need saated on, alates nägudest ja lõpetades superstaaridega. 20 aastat olla selles orava rattas, no kuule. Sa riidled muga või? Ei, ma mõtlen, et minu meelest, kui sa juba, no saan aru, 5 aastat oled, okei, 10 aastat oled, 20 aastat, pea 20 aastat. Sealt on võimatu välja hüpata, sealt võib tekkida see sama fenomen, et sa hüppad mingi nagu liikuva rongi pealt maha ja sa ikkagi saad viga, sellepärast, et sa oled selle rütmiga ju harjunud. Ja su organismis või ma ei tea, siin kohas võivad hakata mingid kruvid logisema. Võtta lonks, kas ma kallan sulle õlut? Anu Saagim ütles mulle praegu, et mul hakkavad õige pea kruvid logisema, et teate, mis sees ootab. See on nüüd jälle see clickbait pealkiri. Anu Saagim arvab, et Triin Lohat ei, ma olen nõus ja see tegelikult on ju jumala tore, kui natukene kruvid logisevad ka. Sest muidu oleks elu liiga igav. Aga tead, ma arvan, et eks ma ise jõudsin umbes sinnamaani ka, et kui ma nüüd ei hüppa, siis kui ma ühel hetkel siis hüppan, kas vabatahtlikult või siis juba sunniviisiliselt kukun sealt välja, et siis on natukene võib-olla juba liiga hilja ja minu enda jaoks oli see mitte nüüd niimoodi, et tead, täna hommikul ärkan üles, mõtlen, et okei, lõpetan ära. Ma arvan, et see protsess mul peas, see mõte ikkagi on mõned head aastad käinud, aga kuna kuivõrd siin 3 aastat tagasi näiteks tuli Masterchef, tuli ainult uued täiesti sellise põneva saatena Eestisse ja väga tore oli siis, et Ruut palus mind ka sinna tegevprodutsendiseks ja kuna see tundus täiesti jälle selline võimatu protsess ja nagu mulle öeldakse, mingi asi on võimatu, siis mul läheb lihtsalt nagu sees umbes, et oota, mis mõttes, oota. Ma saan aru, et sa ütled, et see on võimatu, me ei saa seda teha, see ei ole võimalik, see on üliraske. Okei, ootame natuke. Ma korraks vaatan, viskan sellele pilgu peale ja siis räägime edasi. Ja seal ma siis tegelikult 3 aastat tagasi, siis kui ma korraks ikkagi mõtlesin, et ma siis juba selle pausi teen või mitte pausi, vaid et ma tahaksin telest ära tulla. Et siis ma jätkasin ja siis see 3 aastat tuli peale seal, lisaks Masterchefile muud asjad ka. Aga jah, vaata, me oleme enda elus hästi palju erinevates rollides ju kogu aeg. Sina oled siin praegu intervjueerija rollis, me võime need rollid vahetada, ma võin olla ka ise intervjueerija, sina intervjueeritav. Ma olen koju, ma olen ema rollis, ma olen abikaasa rollis, ma olen tööl, ma olen mingisuguses rollis ja seal tööl selles produtsendi või tegevprodutsendi rollis, kus ongi see, et sa tegelikult, jah, telesaade on tiimitöö. Aga kui sa oled produtsent, siis see tähendab seda, et ikkagi, kui midagi läheb tuksi, siis vaadatakse sulle, et kui mingi probleem on, vaadatakse sulle, et sa ei tule kunagi kohale niimoodi, et ma tulen nüüd kohale, ma teen selle oma lõigu ära ja lähen koju. Ma olen algusest peale kuni lõpuni, kuni sellest hetkest, kui ma hakkan planeerima, selle hetkeni, kuni saade on piltlikult öeldes unustatud. Ja ma siin paar päeva tagasi olin just ühes seltskonnas, kus ka tekkis küsimus, et kuidas siis nii ja edasi, et mis sa siis ikkagi tegid ja siis ma ütlesin, et ma lihtsalt väsisin sellest rollist ära, kus on niimoodi, et ma lähen kohale enne, kui kõik teised nii-öelda kohale tulevad. Ma vastutan selle kõige eest, mis seal on, piltlikult öeldes ka selle eest, et tualettpaber oleks WC-s olemas, on rääkimata sellest, et kui sa kohale tuled, kas sa tunned ennast hästi ja neid inimesi on sadu, kuni sinnamaani siis, et tõesti, kui inimesed ära lähevad, et siis kõik see asi saab koristatud ja ilusasti kokku pakitud. Ja ma väsisin iseendast sellest kontrollfriigi rollis ära, et kui sul on kogu aeg see,
et sa kogu aeg mõtled, kas nii, kuidas optimeerida, kuidas see parem on, kas nendel on hästi. Sul peas käib niimoodi, et 7, 8, 10 erinevat liini kogu aeg, kas ajaliselt nad on nüüd seal. Kuidas see kaamera täpselt töötab, kas tal ikkagi akut on, kas kaameramees tunneb ennast hästi ja kas tal juua on, äkki peab helimees üldse tualetti minema, millal meil reklaamipaus sina mõtlesid selliste pisiasjade peale, see ei ole tegelikult sinu asi. Ei, tegelikult kokkuvõttes selleks, et asi tuleks välja nagu hea, tõesti kvaliteetne, siis pead mõtlema selle peale, kuidas sa ehitad üles mingisuguse ajakava, kelle sa kutsud, kas tal on mingisugused eripärad. Sa oled meil tegelikult ju saadetes käinud korduvalt, sa tuled kohale, sa tead, kus kohta sa pead minema, mida tegema, sulle tuuakse riided, sulle tehakse meik, sulle saadetakse ajakavad, sulle saadetakse kõik ilusad. No näed, kui ilus. Ilusate naiste rikka. Aga ma pean ütlema sinu sõnade kinnituseks, et mind hämmastas see, et kui ma tulin seal teie saadetesse, siis sa tulid personaalselt mulle alla, ma ei tea, mitmendalt korruselt olime seal TV3 majas, on ju. Sa tulid personaalselt mulle ukse peale vastu ja ma hetke murdosa mõtlesin, Triin Luhals, kas tema peab sellist asja tegema? See oli mul umbes selline tunne, et et nagu keegi oleks tulnud ja rullinud mulle punase vaiba, et see ei pea tulema, et ma saan hakkama või et saada mingi assistent või ma ei tea, mingi jooksupoiss saada mulle vastu. Ja rääkimata sellest, et te teate, millist šampanja marki ma armastan ja nii edasi, et mul tõesti tuju hea oleks. Ma päriselt nagu mõtlesin selle peale ja mõtlesin, vau. Ja kui sa räägid seda, et tõesti sa olid nagu sellest, sa olid esimene, enne meikareid, enne tõenäoliselt ka koristajad on ju kohal ja lahkusid peale koristajad, siis see on ju õudne. Ja see ei ole õiglane ja mina arvan järsku, sa oleks, kui sa nii kaua aega tegid seda tööd, kas selliseid nagu nii lihtsaid asju ei saaks delegeerida kuhugi? Jaa, ma juba sain aru, et sul jutt tüürib sinna. Loomulikult neid saaks delegeerida. Seal nüüd tulevad ka minu enda ilmselt iseloomuomandused mängu. Esiteks, teiseks on see, et aga ma tahan teada seda. Sa oled teinud selle, et sa usaldad meid nii palju, et sa tuled sinna saatesse, ükskõik mis saade see nüüd siis on. Usaldad ennast meie kätesse ja ma tahan seda, et sa tunneksid ennast võimalikult hästi ja ma tahan nagu aru saada ka, mis tundega sa oled sinna tulnud. Kas sul on mingisugune, võib-olla sul on mingi mure, mis ei ole üldse saatega seotud. Sa peilid sellist asja ka välja või? Kogu aeg. Kas sa näed ära ka, kui ma olen Swipsis? Jah. Aga seda ma ei pea rääkima. Vaata, see on see, et Swipsis on vahe. Et kui see hakkab ühel hetkel häirima, siis ma pean mõtlema, mis ma siis teen. Ja et kui saates keel läheb rulli, on ju, räägin ebaloomulikult, siis loomulikult sa pead midagi ette võtta. Aga mis sa teed siis? Ma tahaks küsida. Saagim tuli saatesse nii. Ta oli juba tegelikult klaasi šampanjat naha alla pannud ja natukene keel oli niimoodi pehme. Aga siis ma hakkan kohe arvutama selle peale või peas hakkad nagu mõtlema, et okei, meil on salvestuseni nii palju aega veel. Ma tulin viimasel minutil, peaaegu jäin hiljaks. No, beebi, sa olid väga heas vormis siis veel, ei ole midagi. Ja kuna sinu imidžiga käib see natuke nagu kokku, siis kui ta ei rääkinud, siis oli kõik väga hästi. Ei, nii ei juhtunud tegelikult. Ma tõin näite, mida sa teed, sest ma olen ise näinud, kui mul saatekülaline, ma näen, et ta on natuke kreenis. Aga seal on ka omad nipid, et tegelikult sa kogu aeg, sul teles peavad olema kogu aeg lahendused. Ja kogu aeg sul tegelikult, mis mul oligi, pea kogu aeg peilib seda, et mis probleemid võivad olla, mis võib juhtuda, keegi ei tule, saatejuht ei tule. Okei, see on tehtud, kunagi koroona ajal tegime ära, tiimi tuli vähemaks võtta iga 2 tunni tagant mingisugune, jälle 10 inimest vähemaks, siis võite salvestusse minna. Et me oleme neid olukordi, ka neid olukordi, kus on, ma ei tea, kiirabi tulnud kellelegi kutsuda otsesaate ajal. Et neid olukordi on nende aastate jooksul olnud küll ja sa saadki aru, et tegelikult see lause, et eeter tuleb peale, see kehtib, et ega ajaliselt ei huvita kedagi seda asja. Eeter tulebki peale, sa lähed eetrisse sellega, kuidas sa ette valmistanud oled, see on nagu lahingusse minek. Ja see saade tuleb täpselt nii hea, kui palju sina oled ettevalmistustööd teinud ja kui külm närv sul on nagu sel hetkel, et midagi juhtub. Ja ma pean ausalt ütlema, mul on olnud vahel selliseid olukordiga, kus on nii, et mu käest tullakse küsima, et mida me nüüd teeme.
ma peas veel täpselt ei tea, aga ma juba jagan käsklusi, mis me tegema hakkame. Et sul on see nagu sisse programmeeritud kogu ikkagi see süsteem. Aga seda ma mõtlesin ka hetkeks, et kui sa oled nii kaua seda asja teinud, sa oledki natukene nagu robootik, nagu robot on. Kõik on nagu, sa tead, kõik situatsioonid on läbi elatud. Kas see siis töö ei lähe mitte kergemaks? See läheb nagu natuke, kuidas öeldakse, nagu tants ja lill või lilled ja tants. Tead, muidugi ta läheb niimoodi, et kui sa mõtled seda, et kui sa oled näiteks kusagilt ülikoolist tulnud ja siis alustad enda produtsenditööd ja nii palju asju on sellised tundmatud, et ta läheb selle võrra sul kergemaks, aga samas on see, et sa kogu aeg üritad optimeerida neid asju, sul on need inimesed, on kõik uued situatsioonid ikkagi on uued, et sa paned küll mingitesse mudelitesse, aga iga päev on ikka uus enne. Aga nüüd tulles tagasi selle juurde, mis sa ütlesid selle sama, et miks ma ei delegeerinud. See on lihtsalt, inimene on kontrollfriik, selgelt, tal on see kaigus. Sa ütlesid, et on peast natuke. Sul juba kruvid logisesid siis juba, kui sa läksid sinna tele. Ja sellega ma olen nõus, kruvid logisevad. Sellega on hästi. Aga tulles tagasi selle jutu juurde, kus me nüüd siis alguse kuidagi saime seal, siis vaata, ma väsisingi ära sellest rollist. Ma tahtsin nüüd sellist rolli, kus on see, kus ma praegu olen. Momendil. Kohe selle kiitan. Oota, ma tahan teada. Kohe selle kiitan. Kirjutan endale raha siia, sest nüüd on raha kohata ka küsinud. Ei küsinud piisavalt raha, aga sellest hiljem. Nii. Aga ma tahaks proovida sellist rolli nüüd ka, kus on niimoodi, et mind kutsutakse kohale mingit kindlat asja tegema, kõik on ette taha ära valmistatud, näed, siia tekkisid ka. Imeväel. Ma ei pea mõtlema, kas on vesi, kas on see, tulen siia ja kui me oleme lõpetanud, ma tõusen püsti ja siis on kõik need targad, toredad mehed panevad sul kogu selle intervjuu ilusasti kokku, sina vaatad üle veel. Köki-möki. Ja et mul oleks ka sellist aega vaata, sellepärast, et päriselt. Kuule, kas sa igatsesid natuke neid hetki ka, et vaata, täna me olime ka sellisel natuke sellise jet-set üritusel, eks ole, influkad on kõik kutsutud ja igasugused toredad ja targad inimesed ja neid üritusi on iga nädal mitmeid ja mitmeid ja tahaks ka käia õhtuti ja tahaks päeval käia, meil oli täna suht varakult see esimene üritus siin on ju ja kuidagi nagu natukene go with the flow, nagu olla vaba nagu lind, et kas sa nagu igatsid või õhtul välja minna, mõtle, aga sul on see 2-nädalane või ma ei tea, 3 nädalat kaua te tegite seda Masterchefi järjest, et sa ei saa mitte kuhugi minna. Ühed lähevad mingid esikat vaatama, võib-olla teatrisse või kinno, teised lähevad mingile, ma ei tea, TV3 sünnipäeval on ju. Sa ei saa minna selle pärast, et nii ja naa jälle, et ma käisin suhteliselt vähe ikkagi, võib-olla ma käisin mingi 5-6 korda aastas mingisugustel sellistel tõesti üritustel. Ja mulle ma arvan, et ega sa ei hakka nüüd kuidagi muutuma, et ma iga nädalaselt kusagil... Kappad ringi mööda igasuguseid kassiritseid, nii et tuli takkus. Ma loodan, et ma saan inimestega nagu niimoodi otse suhtlust rohkem pidada. Sinuga ka enne just rääkisime, et peame ikka ühe korraliku Grau maha pidama. Aga see oligi, kui ma käisin ka nendel üritustel, mis käivad selle meelelahutuse ja meediatööstuse juurde, siis ma väga palju olingi nii, et ma tulin kohale, ma olin see 15-20 minutit. Võtsid oma auhinna ära? Mis auhinnaks, et lihtsalt sa käidki sealt ära ja lähed edasi ja tegelikult kogu aeg, mis on minu jaoks praegu uus, on see, et mul ei jookse peas nagu mingisugust 8-9 asja, et mis, kus, mida tuleb teha, aga seal sel hetkel oli. Ja kui sa rääksid teatrist ja kontsertidest, siis üks huvitav asi, mis ma nüüd just eelmine nädalavahetus käisin endas vaatamas Arkaadiat, väga hea etendus, soovitan ka. Aga et ma ei ole tükk aega ikka aastaid ja aastaid käinud teatris või kontsertis niimoodi, et ma ei oleks samal ajal ka tööl, et ma tegelikult vaatan, et see on see noor näitleja, seda saab tulevikus, potentsiaal oleks, seda kasutatakse seal. Ja ma tegin seda täiesti automaatselt ja ka kontsertid. Sul olid need antennid kogu aeg püsti. Et see on nii, et sa kogu aeg skaudid, et temast oleks potentsiaalne saatejuht, tema oleks potentsiaalne sellesse saatesse. Ma istusin rahulikult seal saalis ja vaatasin, Polegi muret. Ei, ja see oli täitsa uus kogemus ja ma ütlen, et
ma ei välista, et ma kunagi enda elus satun jälle mingisugusesse sellisesse rolli, kus ma tõesti pean inimesi skautima jälle või valima kusagile. Aga see oli väga vabastav tunne. Ma olen sinuga täiesti nõus, mul on samasuguseid kogemusi, aga ma tahan kahte asja küsida. Kas sellest ikkagi mingi aja pärast ei tule pohmakas, nagu ma just ütlesin, eks ole, et vaata, et kurat, midagi on nagu puudu, puhkad ära oma selle puhkamise ja saad kõik selle, mis sa oled unistanud. Hirm, et keegi ei vaja sind. Jah, seda hirmu, seda hetke ei tule. Sa oled isegi nagu praegu, minu meelest sa kuskil intervjuus isegi viskasid nagu üles, et sa oled available, on ju, et sa vist otse ei öelnud, et sa tööd otsid, aga sa oled nagu võetav. See oli, ma puhastasin või korrastasin enda LinkedIni profiili. Just. Ja siis seal oli võimalus lisada enda sellele profiili pildile siis seda, et open to work. Just. Ja selle ma panin ja see oli, minu jaoks oli täiesti ootamatu, kui palju see, ma nagu ei arvanud, et see tekitab mingisugust sellist tohutut sellist furoori natukene ja või mitte tohutut, aga natukene furoori on, sest et tegelikult ega ma töötasin ju kõik need aastad, kui ma produtsendina töötasin, ma töötasin vabakutselise produtsendina, et aga see oli jah, see oli huvitav. Aga tuli tööpakkumisi ka või? Tead, ma ütlen sulle ausalt, nendest on praegu vara rääkida. Sest et ma tahakski natukene võtta enda jaoks täitsa sellise aja, kus ma lasen vaadata, et kas see pohmakas siis tuleb öelda. Ja praegu on ju sellest, ütleme, et mu viimase projekti lõppemisest, ehk siis MasterChefi viimase hooaja viimasest saatest ei ole möödas isegi veel kuult aega, see läks 2019 detsember läks eetrisse ja nüüd meil on vahepeal ju olnud jõulud, meil on vahepeal olnud aastavahetus, laste koolivaheajad, et tegelikult normaalselt inimesed lihtsalt puhkavad niimoodi siiamaani, kes muidu käivad 9-5 tööl. Et mulle, ma olen aus, mul ei ole võib-olla päris täpselt see kuidagi kohale veel jõudnud, aga see, mis mu elus praegu toimub, see on väga huvitav. Ma olen elevil, ma olen hirmul ka kindlasti, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et kõik on nii. Muidugi oled hirmul ka, et mis nüüd siis saab. Me jõuame kohe sinnamaani, kus me räägime nendest 50+ naistest ja mis toimub meie ühiskonnas ja tööturul ja kas nad on nähtamatud ja kas neil on üldse võimalusi või ei. Aga samas on see selline elevus ka, et mulle tundus, et võib-olla see mängulisus mu elus hakkas nagu ära kaduma või vaata, kus sul ei ole seda last enam, seda uudishimulikku last. Ja siis, kui sa oledki sellises vanuses juba, siis tegelikult ühel hetkel sa saad väga teadlikuks sellest, et see aeg on piiratud. See jõuab kuskile. Ja minu arust olid sina see, kes alles hiljuti ühes intervjuus või oli see Heas tüdrukus või kuskil ütles seda, et vaata, kui sa oled jõudnud mingisse vanusesse, et siis sa muutud nagu valivamaks ja nagu rahulikumaks ja sind väga ei huvitagi see, mis ümberringi toimub ja valid nagu seda, mida sa välja ütled ennaga, aga see ei ole mitte, ma arvan, mitte enesekaitse, vaid see ongi see, et sinu aeg, sa ei raiska seda. Ja, see on elutarkus on selle nimi. Aga me jõuame liiga hilja sinna. Kahjuks. Ma enne, kui me läheme selle 50+ asja juurde, mida ma tahan sissejuhatuseks lihtsalt nii palju öelda, et sa oled kindlasti ka näinud igal pool neid kurtvaid naisi, lugenud artikleid, saateid võib-olla kuulanud, kus tõesti naised ütlevad ja kurdavad, ütlevad, et kui nad isegi mitte 50+, kuule, 40+ ütlevad, et tööturul nad on täielik rämps, nad tunnevad ennast kõrvale jäetuna ja nagu kui ma loen neid artikleid, ma mõtlen, siis ma nagu ei tahaks isegi nagu ma ei suuda seda uskuda, aga kuna nii paljud räägivad sellest, naisterahvad eriti, siis see on nii. Siis see on nii, see ilmselt on nii, ma elan kuskil omas mullis on ju. Aga enne kui me sinna jõuame, tahaks selle raha, ma ikkagi siin kriipsutasin raha all. Mina alati küsin, ma mõtlen, et kui minu slogan on ju ka alati olnud see mitte enam, et kui ma mingist asjast väga ära väsin või ma tunnen, et see ei käivita mind, see võib ükskõik kui tore asi olla elus. Ma ei räägi armastusest nüüd loomulikult. Siis ma küsin raha, et ma olen konverteerinud selle rahasse. Keegi tahab mult midagi. Ma tunnen, et ma ei sütti kohe, on ju, et see saba ei tee plaks. Ja siis ma küsin selle eest väärilise summa. Ma ei ole ahne miisu. Ma lihtsalt küsin mingi raha selle eest.
issa, ma mäletan, isegi tulin teie saatesse, tahtsite mind saatesse, ma ütlesin, andke natukenegi, et mul oleks, oli tore. No. See selleks, aga et kas sul ei tekkinud seda momenti, ma saan aru, et sa oled üle töötanud, sa olid liiga paljude saadete juures ja osad jooksid ju paralleelselt veel. Jah, vahel 5-6 tükki. Just. Esiteks sa krahmasid liiga palju, sa oleks võinud vähendada, mina õpetasin poole peale, et teiseks selle poole peal küsida siis topelt raha. Kas sa sellise asja peale ka ei mõelnud? Kas raha käivitab sind? See on põhimõtteliselt see küsimus. Just. Vaata, raha võib käivitada mingi hetkeni ilmselt. Mingi hetkeni, aga meil kõigil on 24 tundi ööpäevas. Ja kui sul ühel hetkel on nagu niimoodi, et sa tunned, et sul ei ole aega võib-olla isegi pissile minna, vabandust väljenduse eest, aga piltlikult öeldes, et ma ei pane sinna enda 20 sellesse ööpäeva, lihtsalt mul ei mahu rohkem sinna mitte midagi. Et sa võid ükskõik kui palju maksta, kui ei mahu, ei mahu. Ja lõpuni, päris lõpuni sa ei saa ikkagi neid asju või üldse ei saa ainult rahas mõtta, et meil on aeg ja tervis on need 2 asja, mida me ei saa mitte kusagilt juurde, ükskõik kui palju me maksame. Et tervis on selline, nagu ta sul on, nagu sa oled enda elu elanud ja aeg on see, mis on, ongi, ööpäev on kõigil üks aina. Me ei saa seda rahas nagu juurde osta, aga kui sul on aeg ja tervis olemas, siis põhimõtteliselt seda raha teenida võib igasugusel moel. Me võime tulla siia, see O2 restoran vist, võin siia tulla veini kalla jooks. Šampanja kalla jooks. Ma arvan, et see oleks väga hea, tuleme siia šampanja kalla jooks, vaatame. Oleme siin ringi sees kahekesi ja ma arvan, et jaguks küll seltskond. Ja oleks lõbus on ja. Absoluutselt, ma ei tea, mitu nädalat. Mingi hetkeni. Aga see peab ka olema, just peab tegelikult olema sul seda sama mängulisust ja vaheldust. Sest kaua see on, ütleme niimoodi, mulle väga meeldis mu töö. Mulle tõesti, vabandust, ma katsusin praegu seda mikrofoni siin kätega. Ebaprofessionaalne. Väga, aga ma võin nüüd olla ebaprofessionaalne selles osas. Et mulle väga meeldis mu töö. Mulle tõesti meeldis. Mulle meeldis, et inimesed, alati igal pool on inimesi, kes sulle meeldivad rohkem, kes vähem on. Aga ma toon sulle selle võrdluse, kui sul oleks niimoodi, et sa iga hommik pead jooma šampanjat ja sööma, ma ei tea, mingisuguseid ultramaitsvaid trühvleid. Nädal, 2 kuu, mis edasi? Tead, ma olen seda proovinud. Okse tuleb. Ja tegelikult on kõikide asjadega nii. Tegelikult on kõikide asjadega nii. Ma tean. Ja mida on spekuleeritud ka sinu puhul, kui juba rääkimiseks läks? Kas sa võid tervise nahka ka panna selles mõttes, kas sul läks tervis nahka seda tööd tehes? Ma pean ütlema, et ma olen väga enda kehale tänulik, et ta on igatepidi tubli olnud. Ma ei tea, mida sa siin mõtled, see, et mul maitse veel kadunud on, see oli koroonasüü. Seda oli koroonasüü, jah. See, et ongi parem, kui vähem sööd. Ma ei tea, omast arust ma paindun väga hästi veel, käin, liigun, on hea, eks ole. Aga see on see, ma arva saab. Et magamine on mul olnud lihtsalt keeruline juba teismeeast peale, et see on minu eripära, et ma tahaks öelda enda elatud aastate juures ja see, mismoodi ma olen tööd teinud ja enda elu elanud, olen ma hea tervise juures. Tead, mis küsimus mul veel tuli? Kas see su pereelu ei keeranud tuksi ja antud juhul ma ei pea silmas isegi lapsed elavad ka üle igasuguseid asju. Ma pole ka mingi muster ema olnud. Aga kurat, mu abielu ajas see küll töötegemine lõhki. Tead, kuna me töötame või töötasime siis samas valdkonnas ja ma sain teha päris palju asju ikkagi ka kodust, siis seda ma varem ka öelnud, et mu lapsed on tegelikult saanud kogu oma selle lapsepõlve ja sooja toita enne, et meie õhtusöögid on pühad olnud, kui mul ei ole just võtteperioodi enne. Et ma olen rohkem kodus olnud küll, kui võib-olla need, kes 9-5 on, aga selle juures on üks aga. Ma olen kogu aeg olnud tööl ka. See ongi, et sa oled kodus, sa oled tööl. Ja loomulikult on see, et sellised asjad tekitavad mingites hetkedes võib-olla selliseid vastuolusid, aga jällegi, et kui nagu näitlejad ja lauljad tegelikult ütlevad ka või artistid, et tegelikult need inimesed, kes sinuga töötavad samas valdkonnas, mõistavad sind selle veel rohkem.
et kui sa elad koos inimesega, eks ole, näitlejaga, lauljaga. Ja, et seal on oma mingisugused keerulised aspektid, aga seda mõistmist on selle võrra ka rohkem, et ta teab, mis need töö eripärad on. Okei, selge. Nii, lähme selle 50+ juurde nüüd selle kõige õudsema teema juurde, mis siis nüüd... Anu, aga kas sa tead, mida sa praegu siin kõike nagu sa nii-öelda manifesteerid seda või rõhutad seda, et see on kõik nii õudne? Mis asi on õudne? 50+ on õudne. Ma räägin, mida inimesed ütlevad. Mina peaks üldse siin vait olema. Mul ei ole siin midagi rääkida. Minu jaoks ei ole olnud õudne, aga ma võtan praegu nagu selle vaatajate või selle rahva hääle praegu enda kanda sinu vastas. Et lihtsalt ma näen seda, kuidas inimesed, naised, eriti naised, ma ei näe, et mehed kannataks selle. Mehed on traali-vaali, nad on juba saavutanud oma nii-öelda businessis midagi on ju, ennast jalule see aidanud, isegi see jooksuaeg, kui me räägime 50, isegi 40 meestest, ei 50 võib-olla isegi, on nagu maha läinud, nad veel otsivad siis just seda püsisuhet sel ajal rohkem on ju. No me otsime ka kindlasti selles vanuses, aga nendel on kuidagi see kõik nagu lihtsam. Kõik on nüüd olemas, kui nad on targad olnud, kui nad on natukenegi aju on siin õiges kohas on ju, siis kuidagi see asi on nagu loksunud paika. Naiste puhul ma tunnen, et nad on mitte enamus, väga paljud naised on nagu lost. Nad on nagu järsku teevad niimoodi. Aga see ongi lost, aga tead, minu arvates, see on nüüd vaadates seda, mis ühiskonnas toimub, olles lugenud erinevaid uuringuid ka, muuseas viimased uuringud nagu maailmast näitavad tegelikult seda, et 50+ põlvkond on väga tegus just. Ja samamoodi naised, mehed on vahet pole, et nemad on need, kes kannavad üldse seda, et kuidas kultuur areneb on ja kuidas äris läheb, kuidas ühiskonnas läheb on ja sellepärast, et nad on läbi käinud kõik selle, mis seal nooruses on juba. Aga kui palju me tegelikult mõtleme tagasi 20, 30, 50 aastat tagasi. 50 aastat tagasi 50-aastane inimene oli pensionil. Vana inimene Rätik peas niimoodi. Ja talle kingiti mingisugused, ma ei tea, külmkapid on ju 50 juubeliks ja that's it ja mine ole nüüd enda külmkapiga. Me mõtleme ühiskonnas paraku väga palju veel sellel tasemel, mis oli 50 aastat tagasi. Kuidas nii? Kas meil tuleb siis kuskilt geenidest? No geenidest, harjumusest. Väga palju sellest, et ta on enda elutöö nii-öelda, me väärtustame ilu, noorust ja mõtleme naisest niimoodi, et ta on enda töö ära teinud sellepärast, et jah, ta on nüüd lapsed saanud ja nüüd ta võiks nii-öelda jääda puhkama. Nagu sa jääd, kui sa oled ära lörtsitud. Aga elu on vahepeal... Sa oled ära kurnatud. Elu on vahepeal edasi läinud. Meie eluiga on praeguseks juba võrreldes, ma ei tea, 90ndate algusega pikenenud 15 aastat enne. Meie keskmiseks elu jaoks, kas sa tead, palju praegu arvatakse, et on? 80. 80. Issam, panin täitsa uupi. No tubli, näed, 80, see on keskmine. Vabalt võiks rahulikult 100 välja panna. Ei pea. Ma ei unistagi sellest. Sina ja pensionär, no. Ma räägin, vaata, Almat töötab seal oma poes 90. No, nii et... Ja töö hoiab tegelikult. Aga võt, kui me jõuaksime nagu sellest, et me oleme selles vanuses nii kinni, sest et kui ma vaatan seda ka, kuidas tööandjad tegelikult valivad endal töötajaid, et kui nad võtavad need CV-d, ta vaatab juba selle järgi, et okei, nii. Sündinud aastal 1970, okei, et kui sa juba vanuseliselt teed eos selle otsuse, siis see on ikkagi niimoodi, et ta on tulnud meil kuidagi niimoodi kuskilt ajaloost sisse kodeeritud, et me paneme või tõstame need 50+ naised kuidagi kõrvale ja siis naised ise ka endal kuidagi suruvad ennast alla, et mis mina nüüd on ja kas mul sobib. Anu, kas sul sobib? Ei, tead sa, osad naised on jõudnud selle, lähme jälle välimuse juurde, millest me alustasime ka esimeses intervjuus, selle kaubandusliku välimuse juurde. Okei, sa võid väga tark ja nutikas ja väga erudeeritud olla 50. eluaastaks. Kui sul ei ole kaubanduslikku välimust, siis ma ei tea, miks see on nii oluline. See ei saa olla ju kõikides valdkondades. Okei, ma ei tea, müüja, võib-olla ettekandja, võib-olla teletöötaja, avaliku sektori töötaja kuskil, sa oled esil, jah, sa pead olema hoolitsetud, terve välimusega, on ju, aga see ei tähenda seda, et sa pead olema
mis Estonia. Sa ütled õige asja, sa pead olema terve, mitte ainult välimused, vaid sa pead olema terve. Kui me rääkisime siin sellest keskmisest elueast, siis tegelikult me peaksime vaatama ka seda, mis meil on tervena elatud aastad. Me peaksime keskenduma sellele. Aga sa tead, et need vähenevad proportsioonis sellega, mis meil eluiga tõuseb? Vot, kuidas see võimalik on? Järelikult midagi meil valesti tehtud ikkagi jälle ühiskonnas. Just. On see. Ja miks mehed nagu on siis üle 50-sed õitsevad, nagu ma ütlen, nad on jumala šarmikad, väga kihvtid, no enamus, no mitte kõik muidugi. Aga naised on, ma näen, kui nad on ikka 3-4 last sünnitanud ja nad on tõesti seda meest ja tööd samal ajal ka orjanud. Ja kuidagi on läinud lihtsalt nii, sest nad on nii toredad inimesed, nad tahavad ainult head oma perele, nad on pühendanud kõik sellele. Siis sul ei ole, see ei ole võimalik, et sa nagu ei ole väsinud. Ja see väsimus jällegi nagu... Ja pead ühel hetkel muutuma egoistiks ja mõtlema enda peale ka. Mõtlema seda, kuidas sa tahad edasi elada need ülejäänud aastad, mis sulle antud on. Ja kuidas selle elurõõmu tagasi tood. Meil on hästi palju, tegelikult me oleme võib-olla selles visuaalses kinni või selles välises kinni, aga ma arvan, et seal on suur vahe, kas sa oled siis see, mis sina ütled, et kaubanduslik välimus või sa oled hoolitsetu. See ei pea selleks olema noor. Ja kui ma vaatan seda, mis maailmas toimub, et kui sa vaatad naisi ja me räägime praegu siin näitlejatest, on ju Helen Mirren ja Emma Thompson ja võta kas või see Pamela Anderson, kes on ka ju praegu 60 pluss või 60. Something, et need on ainult nagu mõned näited on. Et tegelikult me ikkagi suundume sinna, et kuna ühiskond vananeb kogu aeg, naised elavad nagu nii kauem kui mehed surevad enne ära, siis meil on ühel hetkel see ressurss, neid 50 pluss naisi, see on ikkagi väga suur. Metsik. Ja kuidas me surume selle ressursi lihtsalt nagu kuskile alla, et neid ei ole olemas, teeme näo, et neid ei ole. Ei ole neid kuskile panna. Nii. Naiste puhul on natuke kurb ka see, et meeste kogukonnas ma hooman nagu seda karjainstinkti rohkem, nad toetavad üksteist rohkem. Just. Naised on tapvad üksteise suhtes ja see on mind eluaeg hämmastanud. Et kõige suurem vaenlane on teine naine. Et see on... Ja siis ma alati tulen enda kingadesse ka automaatselt, mõtlen, kas ma olen kõikide naiste vastu tore ja leebe ja ninnu armas on. Kindlasti ei ole. Ei ole. Ma olen väga vastik olnud. Et miks? Me peaks, vaata, kui tekiks see sisterhood nagu õendus nii öelda siis ja me kõik hoiaksime kokku, siis me tõesti vallutaksime Mount Everesti. Aga ma arvan, et me oleme teel. Me oleme tegelikult kurat, ma suren enne ära. Jah, suredki. Vabandust, et ma nii otse sulle ütlen, aga et kas me... Sunnid mind jooma. Aga ei, see ei ole mingisugune selline protsess, et tead, et ma nüüd täna ütlen nii ja homme hommikul see asi käib nii. See kõik võtab tegelikult aega ja kui sa paned nagu, vaata korraks kuskilt, ma ei tea, UFO perspektiivist. Et kui sa vaatad seda ja siis vaatad, et 200 aastat tagasi nad üldse elasid kuskil umbes muldonnides ja naine oli see, kes lihtsalt sünnitas ja käis kartulipõldu harimas ja ei osanud lugeda ja kooli teda ka ei lastuda ja üldse ei räägi midagi, ei hääleta midagi. Tema mõistes on see 200 aastat niisugune lühike aeg. Meie jaoks on pikk, meie võrdleme seda enda elueaga. Et tõenäosus on see, mina alati vaatan seda, et ma loodan, et minu lastel on parem. Ja miks me praegu siin räägime, on ka see, et ka need sellised vestlused on. Et kui me ise räägime sellest ja teeme suud lahti ja sama, mis sa ütled, et tuleb toetada. Ma võiks ka öelda, et saagi ma igavene bitch tegelikult. Ja. Kurat, aga kuidas see käib ikka? Ma tahaks seda teada nagu, et kuidas, ma tean, et ma olen ise ka, kui ma praegu mõtlen, ma olen naiste suhtes kriitilisem nii mitmeski asjas kui meeste suhtes. Ma nagu annan meestele rohkem asju ka andeks. Päriselt või? Ja, täitsa pekkis.
ja ma mõtlen, ma olen olnud õelik ka naiste vastu küll. no õelus on naiste vendlus. Ja. Et see on nagu, kurat, ma ei tea, kuidas seda välja juurida. Tead, see on loomulik osa ilmselt evolutsioonis, vaata, sellepärast, et sa pead ikkagi võistlema enda olemasoleku eest ja siis, kui sa näed, et su liigikaaslane... mehi on nagu nii vähem ka Eestis. Ja, et sa pead jääma ellu ja see tuleb nagu nii sügavalt seest, et sa ei suuda seda niimoodi kontrollida. No. See ei ole, sina ei ole süüdi sellest. Tabletti ei ole selle vastu? Ei. Okay. Ei ole mingit tabletti selle vastu, aga see on, võta seda niimoodi, vaata, alati on ju tegelikult see, et sõltub, kuidas sa suhtud asjasse, sa võid suhtuda asjasse ühtepidi, et kurat, naine olen nõme ja noh, nüüd ma olen veel süüdi ka, tunnen ennast enne, et ma olen teiste naiste vastu nõme olnud, aga võta seda tead nagu mänguliselt ja positiivselt, et vaata, millest mehed kõik ilma jäävad. Just. Tead, mina võtan enda rahustuseks ikkagi selle, kuigi ma ei usu mitte millestki, aga ikkagi ma mõtlen, et tead, tuleb teine elu ja kolmas ja neljas, sest iga eluga ma ikka kasvan ja saan targemaks ja ma arvan, et ma ei ole päris nullpunktis praegu, et ma olen nagu, ma ei tea, mitu elu on meil ette nähtud, on see 10 või 100 vahet ei ole, aga ma seal kuskil keskel olen. Järgmine kord tahaksid tulla mehe või naisena? Assad läks, kui hea küsimus. Ei tea, see imelik asi seal kohe jala vahel, sulle ei meeldi. See ajaks mind naerma lihtsalt, ma ei teaks, mis sellega peale hakata. Nii lihtne see on. Ma arvan, et Anu, eelmises elus olid sa tõenäoliselt mingisugune selline korralik haaremipidaja mees. Nüüd siis vanajumal vaatas, et okei, kuhu kehasse me ta nüüd paneme enda. Just nüüd me paneme ta... naisega. Seda ma olen ka kusjuures kartnud saate lõpetuseks, meil on saade juba läbi, aga saate lõpetuseks ikkagi, et selle mul on ka öeldud ja ma olen võtnud jube tõsiselt, võib-olla vanaema või mingi vanatädi ütles seda, et need inimesed, keda rohkem sa nagu isegi ei vihka või natukene alavääristad, nagu mõtled, tead, selline õudne inetu või homoseksuaal näiteks, ma ei vihka homoseksuaale jumala pärast, aga need inimesed, kes või ütleb, et värviline, mustanahaline või ütleb, et vana ja kole või midagi, siis selliseks järgmises elus sünnid, et sa saaksid tunda ennast selle persooni nahas, keda sa natukene nagu fuitad. Vaat see on pannud mind teinud must parema inimese. Kardad hirmsasti, et sinust saab kummaline inimene. Aga sellest noorusest ja vanadusest mul praegu lihtsalt mingil põhjusel lõi pähe, et ma lugesin akadeemik Anu Realo intervjuud ja tema seal ütles niimoodi väga mõnusalt, et me kõik oleme noored, on ju, aga seda, et vanaks saada, see on antud ainult väga privilegeeritutele ja kui veel saada nagu terveks, et olete nagu terve ja vana, siis see on nagu eriti suur jackpot. Aga tead, mis mina olen mõelnud, et kui näiteks printsess Diana või Marilyn Monroe ei oleks noorelt surnud, siis ma ei tea, kas ma neid vanast peast oleks tahtnud näha, vanana oleks tahtnud näha. Aga las see jääb õhku rippuma ära. Oleks. Kuule, miljon tänu sulle. Mul oli tohutult põnev. Ja nüüd on järgmine raks, me ootame siis, millega sa nagu puhka, rahus puhka, naudi elu, käi üritustel, tunne ennast vabana. Ja siis ühel hetkel muidugi see raksakas käib ja kui sa oled teletööd tegelikult teinud ju kohe peale keskkooli lõpetamist, kuule, siit siin vana koera ei õpeta enam mingit uusi asju. Ei hakka sa mingi tikkimiskooli ei lähe või? Kas sa oled Alice Talvikut või Reet Oja näiteks näinud veel teles? Ahah. Ei. Sellega tänaseks lõpetame. Aitäh teile. Eeter on läbi. Just. Kohtume järgmine kord.